Tere, olen Arvo Pärenson, olen käsitöötehnoloogiad ja disaini õppekava juht ja see õppekavaga alustasime aastal 2009. Käsitöötehnoloogiad ja disaini õppekava on omamoodi uudne üldse Eesti disainimaastikul, sest siin me oleme ühildanud traditsioonilised käsitöövõtted ja kaasaegsed disainimetoodikad. Ja meie mõte just ongi see, et tuua kaasaegsesse disaini tagasi uuesti meie vanade meistrite töövõtted erinevates materjalides, samuti vormikäsitlus ja kuidagimoodi siduda siis kaasaegses vormikeeleks taas kokku see. Et mõnes mõttes on see ka meie rahvusliku identiteedi küsimus, teisest küljest ka siis kaasaegse disaini rikastamine läbi käsitöövõtete. Õppetöö ülesehitus on üsna traditsiooniline laialt võttes. Esimestel kursustel omandatakse üldained, nagu kompositsioon, joonistamine, maalimine, erialased loengud, aga mis on meil võib-olla eri moodi üles ehitatud võib-olla see, et me alustame kohe tööd töökodades. See tähendab seda, et üliõpilane esimesest kursusest omandab teadmisest ühest materjalist või mitmest materjalist ja võtab need kaasa järgmise aasta projekteerimise ainetesse. See tähendab seda, et me alustame seal papist ja puidust, liigume metalli poole, kolmandal kursusel on juba plastikud ja muud silikoonid ja muud valutehnoloogiatel põhinevad materjalid ja põhimõtteliselt neid sammu õpituid kogemusi ja materjali suudab ta siis ka oma projektiainetes rakendada. Võib-olla ma ühe lause lõpul ütleks, et just seesama eriala õppekava spetsiifika ongi see, et tänapäeva disainimaastikul disainerid väga palju töötavad arvutite taga ainult ja neil on vähe võimalusi või oskusi ka seda asja modelleerida, maketeerida, selleks kas siis tellitakse see töö spetsiaalselt maketeerija käest või mingisuguse meistri käest. Et meie eriala eripära ongi see, et me anname sellele disainerile võimaluse ja oskuse juba seda oma ideed ka materjalis teostada. Siis edaspidi, kui ta ka ise seda tegema hakkada, vähemalt teab, mida ja kuidas meistrilt nõuda, sest ta teab selle materjali omadusi, võimalusi ja kõike sellega kaasnevat.